Tere taas kõigile matkasõpradele. Sujuvalt on kätte jõudnud maikuu viimane päev ja kuna ei ole mõnda aega saanud kuskil käia, siis otsustasin, et teen kiire seikluse. See video viib meid siis Aegna saarele, mis asub umbes 40-minutilise praamisõidu kaugusel Tallinnast. Ja kuna ta kuulub Tallinna kesklinna haldusalasse, siis on loetud ta ka kõige rohelisemaks kohaks Tallinna linnas. Praamipilet sinna maksab 5 eurot, tagasi 3 eurot ja praam siis ise selline. Üsna tuuline ilm on, seega ma arvan, et saab natukene lainetes ka möllata selle praamiga. Aga vaatame, kuidas see sinna sujub siis. Et ma olen korra käinud Aegna saarel, aga sellised põhikohad jäid nägemata. Ja selles videos siis tahaks need kohad ära külastada, et seal peaks olema mingeid militaarrajatisi säilinud ja seal olid mingid suurtüki patareid omal ajal. Nii et lähme vaatame üle, nagu ikka, haara süüa juua ja vaatame siis, kuidas see seiklus meil välja kujuneb. Kuna täna natuke lainetab ka, siis välistekil ei ole lubatud olla, aga ei ole hullu. Tuleb selline kiire sõit ja saab mõnusalt siin vaadata Tallinna panoraami ja kõike. Ja olemegi siis Aegna saarel kohal. Meri oli mõnus selline tormine. Normaalselt külglainet tuli sisse ja looksutas praami päris korralikult. Aga ma mõtlesin, ma teen mööda saare vasakut külge oma ringi ja siis pärast sealt on hea liikuda mingite rajatiste ja asjade juurde, et praegu kõnnin mööda seda vasakut külge ja katsun mingi sellise tuulevaiksema koha otsida, et siis lõuna ära teha. Ja selles mõttes on hea, et seda tuult on, siis ei ole võib-olla neid sääski nii palju. Aga seda kaarti vaadates mulle tundus, et siin on ainult üks koht, kus tohib telki püsti panna. Nii et vist peab sinna minema, sest et ennem lugesin ka, siin on mingid sellised kaitsealad ja tuld teha ei tohi ja lisaks siin veel igast lindude pesitsemishooaeg. Merikotkal vist oli siin mingi pesitsushooaeg, et tuleb seda ka austada. Natuke kohalikke majapidamisi ka siin tundub, et seda maja seal renoveeritakse, et eramaa sillid ja asjad on püsti. Selline heas mõttes kadedaks teeb natukene, et kes omab siin maja, eriti siuke kohe ranna ääres, kui vaid saaks ise endale midagi sellist luua, oleks täitsa mõnus oma suvepäevi nõnda veeta. Mingi puu on siin ümber langenud ja päris huvitavalt, et kogu see osa on siit kaasa tulnud. Aga tundub, et päris tükk aega tagasi, sest maapind siin küll ei näita, et see oleks värske. Päris huvitav selline, nagu sein on ees, et ma alguses vaatasin mingi kivirähn, aga ei olegi. See on mingi huvitav ehitis. Eravaldus ka muidugi, aga ma ei tea, äkki oli kunagi ohvitseride kasiino. Pärast järgi vaatama. See on hea, et siin igal pool on need suunaviidad ka, et ei pea päris niisama ringi ekslema. Mingid esimesed militaarehitised on juba paista siit.
jätan koti siia. Vaatame. Ja siit saab täitsa sisse minna. Siin vist asusidki need suurtükid omal ajal. Väga kuskile ei pääse siit. Peab siin mööda metsi ka natuke kolama, et tõenäoliselt enamus kohad on nii kinni kasvanud, et ei näegi neid kohe esimesel korral. Huvitav, et siin ei ole ühtegi viita pandud, et mis siin täpselt asub. Seal tundub mingi majutusasutus vist. Mingid telgid on seal püsti. Või siis see on kellegi suvila. Ma ei tea, ikka pääseb sisse küll sealt. Siin on midagi asunud. Ja siin vist oligi suur tükk. Selle järgi vaadates. Seal läheb maa alla ka. Mingi punkrilaadne asi. Siin samamoodi. No ja tõenäoliselt kunagi nii palju seda metsa siin ees ei olnud siis. Aga seal eemal paistab ka mingid ehitisi vist. Jep, siin on mingi pesa. Aga täpselt sarnane asi nagu seal ennem oli. Pääseb sisse ka. Mis siin on siis? Ega siit edasi ei pääsegi kuskile. Keegi on oma grilli siia jätnud. Siin jah, jookseb täpselt mingi pikem liin nendest. Kõik ühesugused. Seal vaadates seda nii-öelda metallosa, siis seal see suur tükk siis saigi vastavalt keerata ennast, kuhu vaja on. Aga kuna see saar väga suur ei ole, siis jõuad siin igale poole väga kiiresti tegelikult. Väga ilus rand. Väga mõnus. Vaatan, kas siin kuskil saan selga toetada ja teeme kiire lõuna. Vahepeal olen poes näinud sellist uusi tooteid. Salvesti siis, ütleme, valmis toitu ühesõnaga. Ja seda on äärmiselt lihtne valmistada. Aja vesi keema, pane kuuma vette ja pärast võtad selle paki lahti ja sööd. Et ma arvan, matkale väga hea asi, mida kaasa võtta. Muidugi jällegi kaal, et selles mõttes, kui sa võtad dehüdreeritud toidu, on palju mugavam. Aga jällegi valmis toit kiirelt sisse, miks mitte. Ja siin soovitatigi mulle vahepeal koorest kanepastat, et ma mingi aeg proovisin siin pilafi ja muu ära. Oli väga maitsev, nii et vaatame, kuidas siis see koorene kanapasta ka maitseb. Tundub, et vesi on ka keema läinud. Keerame seda natukene vaiksemaks siin. Ja paneme selle paki siia sisse. Ja nõnda ta siin siis valmib. Jätame mõneks ajaks siia seisma. Ja toit ongi valmis saanud. Kiikame siis. Ja, nagu päris kanapasta lõhn. Siit muidugi sisse vist väga ei paista. Täitsa hea lõhn on. Täitsa huvitav. Tundub selline
üsna rammus. Koor ja mingid juurviljad on siin, kanatükid. Aga jällegi, kui sul on selline aktiivne tegevus käsil, siis ma arvan, et selline rammus toit kulub ära. Ega ta kuigi suur portsin ei ole, aga ma arvan, et täpselt paras amps, et veidikenegi energiat saada ja natukenegi siis midagi süüa. Praegu ma olen näinud neid Rimis soodushinnaga 2,30 kõik need toidud. Nii et kellel vähegi huvi, siis soovitan proovida. Et täpselt selline, nagu enne mainisin, matkale hea kaasa võtta, et tuleb ikkagi odavam, kui neid dehüdreeritud toite osta. Ja kui kiire paus tehtud, siis matkakott selga ja lähme liigume vaikselt edasi. Siin on kõik need militaarobjektid ka välja toodud ilusti. Kaardil siis märgitud pruunilt. Aga muidu siit me siis tulime prahmi pealt maha ja olemegi selle osa kõik siit kuidagi läbi käinud. Et siia mõnda kohta ei pääse, kuna eramaa sildid ja asjad on siis päris mööda rannikuäärt ei saa ka minna, et ma ei hakka eramaa peale ronima niimoodi. Aga tundub, et siit praegu olemegi siin ja siit mööda äärt saame siis ilusti minna, kuni lõpuks plaanin jõuda siis siia, kuhu panen telgi püsti. Saamegi siukse väikse ringi veel teha ja vaatame, kas kõnnime siia saare keskele ka korra või siis teeme nõnda, et homme, kui hakkan tagasi praami peale minema, siis läheme siit läbi. Aga loodus on küll siin ikkagi väga ilus. Ilusad metsad, ilusad rannad ja selline mõnus vaikne. Et kui tuult ei oleks, siis oleks täitsa mõnus kuskile selg maha toetada ja lihtsalt kuulata vaikest sellist merekohinat. Aga jah, ma ei teagi, kui palju siia inimesi nõnda satub. Eks neid on, kes tulevad praamiga üle, et hommikul tulevad ja õhtul lähevad, aga matkalisi ma ei kujuta ette. Pärast seal lõkkeplatsil näeme siis, kas on veel telke püsti ja keegi tulnud siia aega veetma või mitte. Mingi maakividest laotud asi. Aga kui sisse nüüd vaadata, siis ma ei kujuta ette, mille jaoks seda kasutati siin. Siin ka mingi asi säilinud. Aga ma ei teagi, kas siit sisse pääseb. Mingid ämbrid on ees seal. Vahepeal sai rada otsa, aga lähen siit mööda ranniku äärt siis. Ka väga ilus. Üsna võssi kasvanud siin kõik, aga see teebki võib-olla asja natukene huvitavamaks. Mööda seda põhitrassi tuled maha, et muidu selle tavatee peal tuleb igal pool inimesi vastu. Ja siin lähed siis ei näe mitte kedagi. Olen jõudnud sellisesse kohta nagu Lemmiku Neeme kael. Kaardi peal siis siin. Ja liigun suunaga siis siia Lemmiku ninale. Ja siit võtame siis suuna telkimisplatsile. Mulle väga meeldib ka see, et üle saare igale poole on pandud konteinerid prügi sorteerimiseks. Et siis tänu sellele ei teki siia laga saare peale ja neid on päris palju igale poole pandud. Ja olengi siin ninal kohal, kus ma näitasin enne, et ma liigun. Jube tuul on. Tuul on nii tugev, et lükkab koha pealt täitsa minema.
aga sealt teiselt poolt hakkasime tulema kiiresti metsa vahele tagasi. Seal ei ole nii hull tuul. Huvitav, mis aparaat see on? Korra vaatasin, et rajakaameraga ei meenuta nagu rajakaamerat. Teisel pool on ka mingi, kas see siis on mingi loendur? Ei tea. Nüüd tuleb vaadata mingi sobiv koht, kuhu endale laagriplats teha. Vaatame äkki siin on veel mõni koht, kus on ka lõkkealust. Puid on siin nurgas natukene. Välikemmergut täitsa olemas. Jälle taas kord üks väga ilus rand. Tallinn paistab seal kaugemal. Siin täpselt samasugused asjad. Ma arvan, et see on mingi loendur. Et kõnnid siit mööda, siis ta loeb midagi. Aga kui aus olla, siis ega siin väga palju variante ei olegi. Ja ma arvan, et ma võtangi selle platsi, sest siin igal pool ei tohi ka tuld teha. Siin on natukene puid olemas ja saab siin istuda. Ma arvan, et ma telgi panengi kuskile siia samma. Ega midagi. Hakkame tööle. Ilmateade siin lubas, et õhtupoole vaibub see tuul ka vist siin, et peaks saama suht rahulikult olla. Ja seekord siis sain selle telgi juba palju kiiremini püsti, et nagu öeldakse, mida rohkem harjutad, seda paremaks saad. Järjest rohkem õpin selle telgi kohta, et hakkan mina mõtlema, et tahan siis pikutada seal, aga see üks osa võrgust siis kukub näkku ja siis mõtlesin, et mis asja, et kuidas see võimalik on, siis tegelikult ongi mõeldud nii, et lõppu lähevad jalad ja siis pea paned siia. Aga ma ei tea miks, kas võib-olla vana telgi pärast, aga ma olen harjunud alati, et pea jääb sinnapoole. Aga tuleb siis ümber harjuda, et tegelikult ongi mõeldud, et see tuleb telki ja pea jääbki siis siia poole. Panin õhtuks mingid asjad siin valmis ka juba, padja ja magamiskotid. Et väljas on üsna soe, ma arvan, et ma pean lihtsalt selle fliisist magamiskoti võtma ja kui külm hakkab, siis tõmban teise nagu tekiks peale. Eeskoda ka siin saab seljakoti ilusti panna. Ega midagi siin, varsti teeme tule alla ja hakkame süüa tegema mingi hetk, kui hea süsi on all. Võtsin seekord kaasas kantava matkatooli ka, pakib üsna väikseks. Ja käib üsna ruttu kokku. Eks ta siuke lisakaal ole, aga samas on hea. Saab selga ka toetada veidi. Nii. Kumba pidi ta käib ikka nii pidi. Pole mõnda aega kasutanud seda. Eks ta siuke lisakaal jälle ole, mida seljakotiga matkamisel kaasa vedada, aga samas on nagu mõnus, et kohe on tool püsti ja on olemas. Noh, ja selline ta välja näeb.
saab mõnusalt istuda, ükskõik kus oled. Lihtsalt tuleb siia nendele jalgadele midagi alla mõelda, sest pehmel pinnasel ta vajub sinna sisse ja on üsna ebamugav, et üks emu soovitas, et paneks šampuse korgid sinna otsa, et võib-olla peabki seda sama proovima siis. Vaikselt peab hakkama seda tuld ka siin sättima. Kell on sealmaal, et varsti võiks õhtusöögi peale mõelda. Siis ma siin teengi väga palju sellist peeneid nii-öelda siit sellest dokist. Ja pärast proovin siis tulepulgaga selle kõik süüdata. Ja siis lõkke sinna alla saada. Ja siis mingi hetk, kui on piisavalt süsi, siis hakkame šašlõki saia küpsetama. Vaatame, kuidas sellega asi õnnestub. Katsun seda lauda siin mitte väga palju kraapida. Ei taha ju lauda ära rikkuda. Aga piisavalt sellist väikseid ebemeid ja ma arvan, kui tulepulka peale tõmmata, siis peaks kohe selle tule alla võtma. Terve hunnik valmis. Paneme selle kõik siia. Ma lähen tõmban natuke okkaid ja asju ka, mis on kuivanud. Ja siis see pulga tegin siukseks nagu suleks. See ka siia, et äkki võtab kohe leeki. Pole tükk aega seda tulepulka kasutanud. Natuke vist ära lagunen mul siin, aga vaatame, äkki saab asja. Siit midagi võtab. Ütleme nii, et üsna raske on seda tuld sinna alla saada või noh, ega see okaspuu just mõeldud ei ole grillimiseks, et kahjuks lehtpuud ei ole siit kuskilt võtta. Aga vaatame, küll ta tehtud saab. Šašlõmm on siin kaasas ilusti. Šašlõmmi grillime ära. Ja siis katsume saia ka kuidagi seal leegi peal grillida. Väikselt vahed ka sisse, siis küpsetab ilusti läbi ka ehk. Õnneks see rest vist on tuline, et vaatame. Katsume ta siin valmis saada. Ajan väikse sibula ka vardasse. Katsume selle ka sinna vahele kuidagi ära grillida. Vaatame, mis välja kukub sellest. Kas saab üldse valmis? Okei, see resti meetod ei toimi, aga õnneks siin tuul vaikselt puhub ja tõmbab leeki üles, et katsume siis ainult selle leegi ja asjadega siin kuidagi hakkama saada, et resti peal tundub, et kuuma ta ei saanud. Nagu ürga ja koopamees, siis toimib see, kui paned liha otse sütele. Juustu sai ka siin vaikselt kogub suitsu ja sütel seda kuumust ja sibul ka. Nii ta siin valmib. Ma arvan, et nälga ei jää, aga ei läinud ka päris nii, nagu ma vaimusilmas ette kujutasin seda õhtusööki. Nii, mis mul siin olemas on siis? Juustu sai. Paneme natukene riivjuustu siia põhja.
sulab siia vahele ära, kui liha tuleb. Siis on natukene sibulamoosi mingi, tundub mingi itaaliapärane. Annab lihale maitset siin. Nii, kannatab seda tõsta ka või? Ja siis liha tõmbame siia 3 viilakat, siis kui kõht jääb tühjaks, saab teise veel teha. Ja siis sibulat. No ja selline ta siin välja näeb, et ma ei tea kaameral, kuidas näha jääb, aga riivjuust, sibulamoos, šašlõkitükid, riivjuust. See nüüd kõik siin kokku ka pressida. Kõht on tühi küll, näed, sibul paneb ka jooksu siit juba. Riivjuust ka ja maitseme ära. Maitseb nagu lõke. No, võtame teise ampsu veel. Väga mõnus roog siin õhtu lõputuseks. Täis suuga ei ole ilus küll rääkida, aga väga mõnus on, väga mõnus sai. Siuke piisavalt suitsune ka. Nüüd tuleb kõht piisavalt täis süüa ja siis lähme istume randa, võtame matkatooli kaasa ja kahju, et päike teisele poole läheb. Oleks palju mõnusam istuda ja loengut vaadata, aga ei taha nüüd ära sõnuda, aga tuul on ka vaibunud ja tundub, et seal just teisel pool on kõvasti tuulisem praegu. Selline see päev nüüd meil oligi siis. Õhtu lõpetuseks väike kali ka. Läti kali. Mõnus külm. Viskasin kotti koos lihaga need külma elemendid ka. Jook on täitsa jääkülm. Väga mõnus. Tuleb siin mõnusalt nüüd istuda ja merd vaadata. Tulles küll lainetas päris metsikult, aga nüüd ma vaatan, et on täitsa rahulikuks isegi jäänud. Seal kõrval on ka üks saar. Ma praegu jään vastuse võlgu. Aga tundub, et seal ka mingid majad peal. Siit vaadates vähemalt. Üsna väike. Pigem on ta laid või? Jään vastuse võlgu praegu. Võt sõbrad, väga mõnus päev on meil olnud siin. Sai siin saare peal natukene ringi vaadatud, kõnnitud. Ja siin laagriplatsil siis aega veedetud. Saime oma šašlõki tehtud, saime mõnusalt rannas istutud ja vaikselt siis aeg ongi jõudnud sinna maale, kus tuleb vaikselt magama ära sättida. Nii et teeme ühe pika kosutava une ja hommikul vara siis ülesse. Nii et vaatame siis, mis see hommik meile siin saare peal siis veel toob. No tere hommikust. Aeg on seal maal, et tuleb vaikselt ärgata ja tegudele asuda. Täitsa mõnus uni oli, aga mingi normaalne äratuskell käis mul siin. Ma ei kujuta ette, mis lind see oli, kes sellist häält teeb. Võite siia video alla kommenteerida, kui ära tunnete, mis linnuga tegu on.
asjad siis kokku pandud ja jõuab väikese hommikusöögi ka veel siin ette võtta ja rannas kohvi juua, et vesi ongi siin valmis kohe. Mis me siis sööme? Küpsetatud oatorstiga. Vaatame, kas see üldse kannatab süüa ka või mitte. Ja siis kohvi kõrvale natukene koogikesi ka, lahustuv kohvi ja muud midagi. Selline kiire, kerge. Paneme siia tule alla. Nii, see on siin jupp aega nüüd olnud. Võtame ta siit välja ja vaatame, kas kannatab süüa ka üldse. Söön selle ära, siis ma arvan, ma lähen jalutan sadamasse ja seal saab kohvi juua. No, enam-vähem. Oad ja siis on nagu viinerid sees. Võiks muna ka olla siis juba. Nii, esimene amps. No, nagu oad ikka. Ja täitsa terve viiner tuleb sealt välja. Ütleme nii, et ega ta halb ei ole, aga mitte midagi erilist. Kindlasti tahaks soola, pipart siia ja võib-olla see pakk sobibki hästi siis, kui võtadki ise muna kaasa, et näiteks võtad oma väikse matka panni kaasa ja teed endale 2 praemuna ja siis ajad sellega soojaks. Selline ta on. Et siis ta oleks küll päris hea, et kui muna ka siia kõrval saaks. Aga muus osas jah, kerge kõhutäide. Nii, aga ma söön selle ära ja siis vaikselt lähen jalutan sadama poole ja sadamas siis joome kohvi ja sööme neid koogikesi. Nii, aga aeg ongi sealmaal, et tuleb seljakott selga tõmmata ja hakkame vaikselt sadama poole minema. Ei tahaks sellest praamist maha jääda. Ja siis seal saab rahulikult kohvi juua. Parim osa matka juures on see, et matka lõpus on alati kott kõvasti kergem, kui ei ole enam seda lisavett ega midagi. Ehk siis tuleb palju kergem selline kõnd. Kott on küll täitsa mõnus. Mingid asjad pean siin ainult ringi tõstma. Kuna ma olen lühike, siis need osad, mis siin nii-öelda ees saad kinni panna, selle pean tõstma allapoole. Kuskile siia. Aga sellega saab kodus tegeleda. Nõnda. Lähme asume teele. Tee peale mingi huvitav koht ka jäänud. Nii palju neid kivirahne või kuidas neid nimetatakse. Paksult täis siin kõik metsaalune. Seal on mingi silt ka väljas. Lähme vaatame seda. Mingi mälestustahvel ka. Leitnant Johannes Rebase vist. Reamees Reinhold Rebase 31. aastal enneaegselt käsigranaadi lõhkemisel. Selge. Jalutamisrada on siin isegi täitsa huvitav, et kividest laotud. Eraldab suunad ära. Ja olengi jõudnud tagasi siia, kus alustasime. Nüüd tuleb praam ära oodata.
vot sõbrad, seekord siis selline seiklus meil sai. Oli väga mõnus väljas üks öö veeta, natukene saare peal ringi kolada ja lihtsalt omadega olla. Nagu ikka, kui sulle meeldib see, mis ma teen, siis kindlasti telli see kanal ja kommenteeri siia video alla ka. Ja teiega näen siis juba järgmises videos, nii et olge mõnusad ja järgmise seikluseni.